Head kuulajad ja vaatajad. Seekordse kommentaari tekst sai koostatud juba eelmisel nädalal, aga kuna Riigikogus oli tihe nädal, millesse lisandusid ka muud tavapäratud kohustused, ei olnud mul lihtsalt aega kommentaari videoformaadis vormistada. Aga et oluline teema ei jääks käsitlemata, viin selle asja siinkohal lõpule. Olgugi, et käsitletav teema ei ole enam verivärske. 3. juunil kommenteerisin oma Facebooki kontol ukrainlaste poolt sügaval Venemaa tagalas läbi viidud erioperatsiooni Ämblikuvõrk. Nagu ikka, kasutasin seegi kord alusmaterjalina erinevatel lääne meediaplatvormidel, sealhulgas Eesti ja Ukraina päevalehtedes avaldatud informatsiooni. Tegemist oli 4. aastat kestva sõja märgilise verstapostiga, sest otsus rünnata Venemaa tuumatriaadi üht võtmekomponenti, strateegilisi pommitajaid, oli pretsedenditu ja Ukraina konflikti vaieldamatult eskaleeriv. On enam kui realistlik ja koguni vägagi tõenäoline, et see operatsioon võib oluliselt mõjutada tuumariik Venemaa edasisi samme sõjateatris, sest kahjustatud sai Venemaa tuumaheidutuse usaldusväärsus. Ja seda mitte ainult Ukraina ja lääne, vaid ka venelaste endi silmis. See lisab eskalatsiooni ohjamisele uue keerukuskihi, eriti arvestades Venemaa sõltuvust taktikalisest tuumaretoorikast kui heidutusvormist. Kirjutasin järgmist. Seni üldiselt tasakaalukat lähenemist säilitada suutnud Putini jaoks on ilmselt käes tõsine otsustamise moment. Mitte ainult tuumatriaadi ründamine Venemaa tagalas, vaid ka võitlus varilaevastikuga Läänemerel, Prantsusmaa tuumarelvade paigutamine Poolasse, ettevalmistused tahtekoalitsiooni armee siirdamiseks Ukrainasse ja nii edasi jätavad talle kokkuvõttes vähe valikuid. Kas alluda survele ja alistuda või anda peegelmeetmeline vastulöök? Suure tõenäosusega avaldatakse talle viimase otsuse kasuks langetamise küsimuses olulist siseriiklikku survet. Kirjutasin seda tõsise murega, sest käes on hetk, mil Putin võib olla sunnitud tõestama, et ta mitte ainult ei ähvarda ega viibuta tuumamalakat, vaid on kindlakäeline valitseja ja vajadusel ka lööb. Muuhulgas on selleks Venemaal märkimisväärne surve, nagu tunnistab lääne peavoolumeediat vahendades ka meie peavoolumeedia. Puht sõjalisest vaatest oli Venemaa kaotus eeskätt sümboolne, kuid antud kontekstis siiski piisavalt hull. Moskval nüüd sisuliselt puudub võimalus vastusammu astumata jätmiseks. Ehk küsimus on pigem selles, milline see reaktsioon saab olema. Eelmise nädala algul nenditi ajakirjas Foreign Policy avaldatud artiklis, et Ukraina säravad taktikalised uuendused ei saa korvata vägede või otsustuskindluse asümmeetriat ja tõhusa üldstrateegia puudumist. Kiievil ja tema toetajatel puudub endiselt veenev plaan Venemaa sõjaliste eesmärkide nurjamiseks ja Kremli veenmiseks võitlust lõpetama. Tunnistatakse, et Putini otsusekindlust pole viimane intsident kõigutanud ning telefonivestluses USA presidendi Donald Trumpiga kinnitas ta, et ukrainlaste rünnakule järgneb kättemaks. Erinevalt ühest oma varasemast postitusest, kus Trump arvas, et Putin on hulluks läinud, hinnang, mis on kõike muud kui adekvaatne, meeldib see meile või mitte, jäi USA president seekord pahaendeliselt napisõnaliseks. Ta nentis, et Moskva vastab ja tõenäoliselt ei saa see olema kena. Trumpi sõnu kasutades, it's probably not going to be pretty. Veelgi enam, hiljem ovaalkabinetis toimunud kohtumisel Saksamaa kantsleri Friedrich Merziga ilmutas Trump selget soovi toimunust ja toimuvast distantseeruda. See mõjus Merzile külma dušina, aga ilmselt olid riigi julgeoleku eest vastutajad presidenti olukorra tõsidusest juba briifinud. Minu ühest lausejupist, kus iseloomustasin Putini senist lähenemist kui üldiselt tasakaalukat, haaras kinni terve rida meediastaare ja poliitilisi hipstereid, sotsiaalmeedia hordidest rääkimata. Näiteks Riigikogu esimees Lauri Hussar nimetas Kuku raadio 4. juuni uudisteski vahendatult minu seisukoha väljendust jälgiks lugemiseks. Riigikogu esimees Lauri Hussar nimetas Varro Vooglaiu kirjutist jälgiks lugemiseks. Teisipäeva istungi alguses tegi oma käigu sotside saadik Raimond Kaljulaid, andes Riigikogu menetlusse eelnõu, mille kohaselt tuleks minult ära võtta ametikohaga kaasas käiv madalama taseme riigisaladuse luba. Meie ettepanek on see, et edaspidi oleks juurdepääsu õigus nii Eesti riigisaladusele kui salastatud välisteabele, vaid neil Riigikogu liikmetel, kes on läbinud julgeolekukontrolli. Ja ma ei eita, et selle eelnõu esitamise ajastuse ajendiks oli ühe meie kolleegi hiljutine kirjeldus, kus ta nimetas Venemaa Föderatsiooni presidendi aetavat poliitikat kui üldiselt tasakaalukat poliitikat.
ja TV3 uudised produtseerisid kohe ka omapoolse temaatilise uudislõigu, tuues muu hulgas vaatajateni mitmete tänaval kaamera ette võetud tädide kahtlemata väga asjatundlikud hinnangud. Rahva arvates võiks siiski võtta mõnelt saadikult võimaluse Eesti saladusi teada. Kas teie arvates on hetkel Riigikogus inimesi, kellele ei tohiks usaldada riigi saladusi? On. EKRE on kõige... Osa on seal sellised kahele poole kõikuvad. Tunduvad ebausaldusväärsed? Jah. Aga mida nad teinud on näiteks, miks nad teile tunduvad ebausaldusväärsed? Liiga naabri sõbralikud. Omamoodi on seda amüsantne vaadata, kuidas süsteem hakkab tõmblema, kui sa keeldud olemast osa süsteemist või kriitilise tähtsusega küsimustes koguni sellele vastu räägid. Aga teiselt poolt on toimuv väga näotu. Igal juhul ei võta ma ühtegi sõna öeldust tagasi. Vastupidi, kutsusin Kaljulaidi ja Hussarit sel teemal sisulisele debatile, millele ei ole kummaltki selgelt vastust tulnud. Mõtteaineks panen siia aga mõned infokillud. ÜRO andmetel on Ukrainas alates 2022. aasta 24. veebruarist hukkunud sõjategevuse tõttu ligikaudu 700 last. Täpsemalt öeldes 2025. aasta 24. veebruari seisuga 673 last. Seda siis rohkem kui 3 aastat väldanud sõjategevuse käigus. Gazas on aga ÜRO andmetel Iisraeli sõjategevuse tõttu alates 2023. aasta 5. oktoobrist hukkunud 12 000 kuni 18 000 last. Tegin kiired kalkulatsioonid, mis näitasid, et võttes arvesse ajafaktorit, see tähendab nimetatud sõjaliste konfliktide kestvust ja ka populatsiooni suurust, on Gazas hukkunud igas kuus keskmiselt 600 kuni 700 last miljoni lapse kohta. Ukrainas aga circa 2 kuni 3 last miljoni lapse kohta. Jah, neid numbreid võib seejuures täpsustada, ilma et üldpilt muutuks. Mõelgem nüüd, milline oleks Ukrainas hukkunute arv, kui Venemaa oleks rakendanud sõjas sama brutaalset käekirja, nagu on seda teinud Iisrael, keskendudes rünnakutest tihedalt asustatud tsiviilpiirkondadele. Selle taustal ei tohiks olla raske aru saada, mida pidasin silmas öeldes, et Venemaa senine sõjategevus on olnud üldiselt tasakaalukas. Eriti sõnakasutuse tähendust kvalifitseerivas teadmises, et laiemas plaanis on sõda kui selline juba nii ehk naa tasakaalu kaotuse ilming. Aga kui asi käib endiselt üle mõistuse, siis toome lisaks täiendava võrdlusmomendi, mis räägib veelgi selgemat keelt. Vastavalt 6. ja 9. augustil 1945. aastal heitis USA Hiroshimale ja Nagasakile 2 tuumapommi. Seda õigustati argumendiga, et tuumapommide kasutamine pidi tooma kaasa Jaapani kiire kapituleerumise ja seega lõpetama Teise maailmasõja Vaikse ookeani piirkonnas. Öeldi, et alternatiiviks olnuks täiemahuline maaväe sissetung Jaapanisse, operatsioon Downfall, mille käigus oleks hukkunud potentsiaalselt 100 000 USA ja liitlaste sõdureid ning veelgi rohkem jaapanlasi. Ehk alternatiiviks olnuks see, mida Venemaa Ukrainas sõda pidades teeb. Seejuures on tõsiasi, et Hiroshimas ja Nagasakis ei paiknenud mingeid olulisi militaarseid rajatisi, ehk tegu oli täiesti külmalt kalkuleeritud rünnakuga tsiviilelanikkonna vastu. Kuigi täpset arvu hukkunud laste kohta pole kunagi lõplikult tuvastatud, on erinevad ajaloolased ja uurimused, sealhulgas ÜRO allikad, andnud hinnangu, et Hiroshimas olid hinnanguliselt 20% hukkunutest alla 12-aastased lapsed, see tähendab ligikaudu 28 000 last, Nagasakis arvatakse aga laste osakaaluks 10–15% hukkunutest, mis teeb hinnanguliselt 7000 kuni 11 000 last. Jutt käib siis lastest, kes hukkusid vahetult rünnakute käigus või siis aasta lõpuks kiirituse tagajärjel. Kokku 35 000 kuni 39 000 last. Seejuures jutt käib vaid alla 12-aastastest, kellele lisanduvad vanemad alaealised. Mõelgem nüüd natuke nendele numbritele ja siis veel natuke. Ja ka sellele, et kõiki USA poolt Hiroshima ja Nagasaki peale tuumapommide heitmise õigustamiseks kasutatud argumente saaks just samuti kasutada ka Venemaa. Ehk ka Venemaa saaks just samuti õigustada, et tuumapommid visati linnadele, et murda Ukraina vastupanu, saada sedasi sõda kiiresti lõpetatud ja säästa kokkuvõttes inimelusid.
ja et seda tehti ka geopoliitilise signaali saatmiseks oma militaarse võimekuse ja otsustavuse kohta. Just samuti, nagu seda tegi USA Jaapanile tuumapomme heites. Kui nii tegutsetaks, siis nähtuks, et senise sõjapidamise iseloomustamine üldiselt tasakaalukana on kõike muud kui ebaadekvaatne. Eriti, kui tuletate meelde eelnevalt konstateeritud fakti, et Ukrainas on enam kui 3 aasta jooksul saanud surma circa 700 last. Iga lapse surm on loomulikult traagika, aga siiski tuleb hinnangute andmiseks asetada faktid perspektiivi. Alternatiiviks on praktiseerida tuimalt topeltstandardeid, nagu seda alatasa tehaksegi. Minu algse kommentaari taustaks oli seejuures just nimelt tunnetatud tõsine oht, et pärast Ukraina rünnakuid Venemaa tuumatriaadi olulise komponendi vastu võib käivituda selline tendents. Ehk on sellest arusaamiseks abi ka mõttelisest paralleelist Pearl Harboriga. Aga milleks süüvida probleemi sisusse, kui harjumuspärase vaimu lõtvuse ja ülbusega saab punkte noppida ka ühe vormistuselemendi kallal nokkides? Kas Venemaa tungis Ukrainasse? Jah, see on vaieldamatu fakt. Ehkki agressiooni põhjustest on hakanud enam mitte just väga ääriveeri kõnelema ka peavoolumeedia, on see eraldi teema. Aga kui hinnata tuumariigist Venemaa täispotentsiaali, kõrvutada seda käimasolevas sõjas kasutatud ja kasutatavate vahenditega ning hinnata nii-öelda meetmete paketti üldiselt tasakaalukana, tõustakse tagajalgadele. Kui jutt käib Kremlist, pühitakse ajust igasugused ajaloolised võrdlusmaterjalid. Ei meenu ega korreleeru kaadrid Jugoslaaviast, Iraagist, Afganistanist, Liibüast, Süüriast, Jeemenist ja Palestiinast, rääkimata Dresdenist, Berliinist ja Tokyost, samuti Hiroshimast ja Nagasakist. Algosadeks pommitatud linnad, laastatud maad, miljonid ja miljonid hukkunud ning kodutud on õigustatud ja tasakaalustatud, kui seistakse ajaloo õigel poolel. Ka Eesti kaitseväelased on tapnud ja saanud tapetud kodus tuhandete kilomeetrite kaugusel peetud võõrastes sõdades. Sõdades, mille algpõhjuseid me enam ei mäletagi ja milliste tulemust ei soovi hinnata. Kindlasti ei ole tulemuseks Eesti julgeoleku tagamine, see tähendab meie julgeoleku garanteerimine, sest vastasel juhul ei loeks me tänagi artikleid sellest, et oleme järgmised. See peaks olema garanteeritult välistatud, ometi pole see kaugeltki nii. Vastupidi, loodud hirmufoon on täna oluliselt kõrgem kui 10 aastat tagasi. Valik pealkirju peavoolumeedia väljaannetest räägib selle kohta ühemõttelist keelt. Kui usutakse luureautoriteete, kes teavad täpselt, et uus maailmasõda algab hiljemalt 2030. aastal, aga kes ei ole võimelised välja selgitama, mis juhtus mõne aasta eest ühe torujuhtmega koduses Läänemeres, on see omamoodi diagnoosiks inimese vaimsele seisundile. Häälestumine absoluutselt vältimatuks peetavale agressioonile lülitab retseptoritest välja niigi hapra võimekuse registreerida võimalikke deeskalatsioonikanaleid. Asjaolu, et need kriitilise mõtlemise säilitanud inimeste jaoks selgelt nähtavad tõsiasjad on hirmust halvatud masside teadvusest täiesti välja tõrjutud, tekitab loomulikult nõutust. Aga samas pole selles midagi uut ega üllatavat. Järgnevalt tahan aga peatuda veel ühel olulisel teemal, mis ilmestab inimelu väärtuse taandumist sõjapidamise kontekstis. Teen seda vaates, millest meie avalikus ruumis pole kombeks rääkida. Nimelt teatasid Ukraina ja Venemaa 2. juunil Istanbulis toimunud rahuläbirääkimiste järel, et leppisid kokku uues sõjavangide vahetamises ning vastaspoole kontrolli all olevatel territooriumidel hukkunud sõdurite surnukehade vastastikuses üleandmises. Relvarahu kehtestamises edasi ei liigutud. Moskva kordas, et otsib pikaajalist ja kestvat lahendust, mitte pausi sõjas. Kiiev aga väitis, et Putin ei ole rahust huvitatud. Vene delegatsiooni juhtinud Kremli nõuniku Vladimir Medinski sõnul andsid Venemaa läbirääkijad oma Ukraina kolleegidele üle üksikasjaliku memorandumi, milles on välja toodud Moskva tingimused relvarahuks. Medinski selgitas, et paralleelselt on Moskva teinud ettepaneku kehtestada teatud rindelõikudes 2–3 päevane vaherahu, et surnud sõdurite laibad kokku koguda. Samal päeval postitas Ukraina president Vladimir Zelenski sotsiaalmeediasse järgmist, tsiteerin. Venelaste sõnul on nad valmis 2–3 päevaseks vaherahuks, et lihtsalt oma surnud lahinguväljalt kokku korjata. Ma arvan, et nad on idioodid,
sest relvarahu mõte ongi takistada inimeste surma. Seega näete mõtteviisi. Nende jaoks on see lihtsalt lühike paus sõjas. Ehk siis alustuseks kas või mõnekski päevaks relvade vaikima sundimine, et tuua mõnes palavamas lõigus lahinguväljalt ära oma langenud, aga võib-olla ka mõned raskelt haavatud, samuti veel elus olevad sõjaväelased, kvalifitseerus pikema jututa idiootsuseks ja sai ettepanekuna jäigalt tagasi lükatud. Kusjuures enne kõnelusi kohtusid Ukraina esimene asevälisminister Sergei Kislitsa ja Ukraina delegatsiooni liige Aleksandr Pevs oma seisukohtade kooskõlastamiseks Saksamaa, Itaalia ja Ühendkuningriigi esindajatega. Ukraina välisministeeriumi pressiesindaja Georgi Tihi sõnul kordasid Ukraina delegatsiooni liikmed Ukraina pühendumist rahule. Täpsustati päevakorrapunkte, mille hulka kuulus juhtide kohtumine, täielik relvarahu ja humanitaarsed usalduse suurendamise meetmed. 6. juunil teatas aga Vene delegatsiooni juht Medinski, et Istanbuli kokkulepete kohaselt alustas Venemaa humanitaaroperatsiooni, andmaks Ukrainale üle enam kui 6000 Ukraina sõjaväelase surnukehad ning vahetamaks haavatuid, raskelt haigeid ning alla 25-aastaseid sõjavange. Ta ütles, et määratud vahetuspunkti, milline nagu hiljem selgus, oli Novaja Kuta Valgevene ja Ukraina piiril umbes 220 kilomeetrit Kiievist põhja pool, on külmutatuna toodud 1212 Ukraina sõduri surnukehad. Medinski lisas, et Ukrainale anti üle ka nimekiri esmasest 640 sõjavangist, kes on liigitatud haavatute, raskelt haigete ja noorte kategooriasse. Kuna Ukraina läbirääkijad väidetavalt varem kindlaks määratud ajal vahetuspunkti ei ilmunud, kutsus Medinski Ukrainat üles rangelt järgima ajakava ja kokkuleppeid ning vahetus viivitamatult läbi viima. Kiiev reageeris aga vihaselt. Ukraina sõjavangide koordineerimiskeskus teatas, et Venemaa väited ei vasta tegelikkusele ega varasematele kokkulepetele. Seda ei vangide vahetuse ega surnukehade repatrieerimise osas. Toodi välja, et Ukraina esitas oma nimekirjad selgelt määratletud kategooriate järgi, näiteks raskelt haavatud, haiged ja noored sõdurid, kuid Venemaa esitatud nimekirjad ei vasta kokkulepitud lähenemisviisile. Laipade repatrieerimise kohta väitis Ukraina, et põhimõtteline kokkulepe küll saavutati, kuid ilma lõplikult fikseeritud kuupäevata. Ühtlasi süüdistas Ukraina Venemaad ühepoolses tegevuses ja räpaste mängude mängimises. Ukraina meediaväljaanded kirjeldasid toodud episoodi osana laiemast infokampaaniast, kus Venemaa pool püüab väita, et president Zelenski väldib tahtlikult langenud sõdurite tagasivõtmist. Selleks, et varjata Ukraina sõjaaegsete kaotuste tegelikku ulatust. Tõsi, Venemaa riigimeedia on seda narratiivi aktiivselt võimendanud, aga Kiievi passiivsus ja tõrksus olid siiski tähelepanuväärsed. Ukraina sõjaväeluure juht Kirill Budanov süüdistas Moskvat informatiivse surve avaldamises ja katses ühepoolselt dikteerida vahetuse tingimusi. Tema väitel oli Ukraina 3. juunil venelasi teavitanud, et repatrieerimistoimingutega peaks alustama nädal hiljem. Oma 8. juuni õhtuses pöördumises lubas president Zelenski rahvale, et Kiiev teeb kõik endast oleneva tagamaks vangide vabastamine ja langenud sõdurite koju toomine. Ühtlasi mainis ta, et ei ole ikka veel Venemaalt saanud Istanbulis kokkulepitud täielikku enam kui 1000 nimelist sõjavangide nimekirja. Zelenski kordas, et nagu tavapäraselt üritab Venemaa taas sedagi küsimust räpaseks poliitiliseks ja propagandamänguks muuta. Olgem ausad, tegelikult on tõesti raske uskuda, et Ukraina, kes äärmiselt keerukate rünnakute sooritamiseks suudab organiseerida konteinerveokid üle kogu Venemaa Murmanskist Irkutskini, ei ole ühtegi võimeline tagama transporti omaenese piirile, omaenda territooriumil, 2-3 tunnise tee kaugusel oma pealinnast. Seekord selleks, et tuua koju oma riigi eest võideldes langenute põrmud. Praeguseks on siiski 6000 surnukeha vastavalt kokkuleppele Ukrainale üle antud, aga sellega kaasnevad infooperatsioonid jätkuvad. Muuhulgas väidetakse, nagu tagastaks Venemaa teiste hulgas Ukrainale omaenda sõdurite laipu. Olgugi, et niisuguste väidete paikapidavust on väga raske uskuda, vahendab meie meedia ukrainlaste vastavaid väiteid kriitikavabalt justkui fakte. Aasta tagasi kirjutas The New York Times, et Ukraina on kimpus lahinguväljal langenud sõdurite tuvastamise ja surnukehade lähedastele toimetamisega. Sõdurite lähedased väitsid, et võitleja surma kohta pole isegi surnukeha olemasolu korral võimalik kuude kaupa ametlikku kinnitust saada. Nii langenute lähedased, advokaadid kui ka õiguskaitseorganid väitsid aga, et Ukraina sõjavägi on ohvritega sedavõrd ülekoormatud, et ei suudeta tuhandeid hukkunud arvele võtta.
President Zelenski märkis toona hinnanguliseks hukkunute arvuks 31 000 sõdurit, kellest umbes pooled arvatakse olevat jäänud kadunuks. USA hinnangutel olid kaotused aga oluliselt suuremad. Arvati, et eelmise aasta augustiks oli hukkunud üle 70 000 Ukraina sõduri. Londonis asuva rahvusvahelise strateegiliste uuringute instituudi vanemteadur Ben Barry kommenteeris aga, et kadunuks jäänud sõdurite arv on löök Ukraina niigi räsitud moraalile. Tsiteerin. Avaldades survet Ukraina ühiskonnale, survestab see sõjaväe juhtkonda ja president Zelenskit. See on kohutav probleem. 18. aprillil andis Venemaa Ukrainale juba üle 909 hukkunud Ukraina sõduri säilmed. Vastu andis Ukraina 41 Vene sõduri surnukehad. See suhtarv osutus Ukrainale ühiskondlikult traumeerivaks, sest tegemist ei ole mitte lihtsalt langenutega, vaid selliste langenutega, keda positsioonidelt taganev pool ei ole olnud võimeline evakueerima. Eelmise nädala kolmapäeval sai Ukraina tagasi 1212 Ukraina sõduri surnukehad, vastu anti aga vaid 27 Vene sõjaväelase säilmed. Nagu eelnevalt mainitud, andis Moskva sel nädalal veel üle 5000 laiba ja see polevat kaugeltki kõik. Ukraina militaarfoorumites, aga ka ajakirjanduses on juba aastaid väidetud, et langenute arvu kohta valetatakse. Ukraina keskvõim ei soovi tegelikku numbrit avaldada propagandistlikel eesmärkidel. Väejuhtide seas väidetakse aga levivad erineva keerukuse astmega korruptiivsed skeemid. Kuniks suudetakse vältida võitleja langenuks või teadmata kadunuks kuulutamist, jookseb edasi tema palgaraha. Palgaraha jagamise eest vastutavad aga üksused. Seega on üksustel otsene rahaline huvi sõdurite langemist varjata. Kui aga inimese puudumist enam varjata ei õnnestu, liigub kaasus järgmisesse astmesse ja ta kuulutatakse teadmata kadunuks. Sellega välditakse langenu hüvitise makseid riigikassast. Ja selle küsimusega seonduvalt avaneb juba päris sünge vaatepilt. Nimelt kiitis Ukraina valitsus 2024. aasta septembris heaks rahaliste hüvitiste suurendamise lahingutegevuses hukkunute või haavata saanute perekondadele. Uuendatud poliitika kohaselt makstakse puuet põhjustavaid vigastusi saanud endistele sõduritele vastavalt puude kategooriale circa 180 000 kuni 290 000 dollarit. Sõduri hukkumise korral peaks tema lähedased saama 22,71 miljonit grivnat ehk circa 544 000 dollarit. Siiski valitseb hüvitise lõpliku suuruse osas veel mõningane segadus. Eeldatakse, et hüvitise arvutamise algoritmid kinnitatakse 2026. aastal ja esimesed otsused maksete kohta tehakse mitte varem kui 2027. aastal. Maksete algus sõltub aga spetsiaalse hüvitisfondi täiendamisest. Praegu kehtiv ühekordse rahalise toetuse summa on 15 miljonit grivnat ehk umbes 410 000 dollarit või 390 000 eurot, mida makstakse osamaksetena. Esimene makse on 3 miljonit grivnat, see tähendab umbes 82 000 dollarit või 78 000 eurot. Ja ülejäänud summa makstakse igakuiselt 300 000 grivnat ehk umbes 8200 dollarit või 7800 eurot järgneva 40 kuu jooksul. Muude nõutavate dokumentide hulgas peab sõjaväelase surmatunnistusel olema fikseeritud, et isiku surm on põhjustatud otseses lahingutegevuses saadud vigastustest. Sellegi tõendamine ei ole omakseile lihtne. Seoses käsitletava 6000 langenu Ukrainasse repatrieerimisega on tõusetunud küsimus selle operatsiooni järelmite esmasest hinnalipikust Kiievi jaoks. Lihtsustatud matemaatika ütleb, et 6000 korda 390 000 võrdub 2 miljardit ja 340 miljonit eurot ehk 2,34 miljardit eurot. Summa, nagu isegi aru saate, on kolossaalne. Aga antud juhul ei olegi esmajärjekorras oluline mitte see, kas keskvalitsusel on võimalik see raha seadusjärgselt välja maksta. Asi ei ole kohustuste täitmises 6000 surnu ees, kelle surnukehad on Venemaa nüüd oma külmhoonetest kodumaale Ukrainasse tagasi saatnud. Asi on kümnetes, aga võimalik, et ka sadades tuhandetes teistes, kelle kaotusi pole veel avalikult tunnistatud, juriidiliselt vormistatud ja mis, tõsi, on ka lähedastele hüvitamata. Tegelikult tegutseb täna rinnetel juba Ukraina armee 3. koosseis. Esimene põles läbi pärast Bahmuti hakklihamasinat 2022. aasta mobilisatsiooniressursi täieliku jahvatamise käigus. Teine põles läbi 2023. aasta suve ebaõnnestunud vastupealetungi ja püsiva krõnki sillapea loomise katsete käigus.
Praegusest sõdivast jõust moodustab olulise osa see, mis kraabiti kokku masspõgenemiste, kõrvalhoidmiste, mobilisatsioonišantaaži ja sunniviisiliste rotatsioonide taustal, sageli vahetut sundi rakendades. Teatavasti on Ukraina riigieelarve otseses rippumuses lääne rahalisest abist. Sõjaliste kulutuste kõrval kasvavad sotsiaalkulutused ja korruptsioonist ei ole mõistagi õnnestunud vabaneda. Vastupidi. Ukraina rahandusminister Sergei Marchenko on juba esitanud nutika ettepaneku, kuidas tugevdada Euroopa Liidu kollektiivset kaitset. Ukraina armee kaitseb Euroopa Liitu Venemaa eest ja liidu vabariigid maksavad selle kinni. Samal ajal sisenes Kiiev ise makseraskuste territooriumile. Otsustades jätta tegemata ülekanded isikutele, kes hoiavad Ukraina riigivõlakirju summas $2,6 miljardit. Rahandusminister Marchenko kirjeldas väljamaksetele antud garantiisid kui midagi, mis on mõeldud maailma jaoks, mida enam ei eksisteeri. Ehk ei mingit vastastikust allkirjastatud kokkulepet ega maksegraafikute ajatamist, ei mingit arbitraaži kohtu otsust. Lihtsalt võlausaldajate fakti ettepanemine, et makseid ei tule ja kõik. Raha ei ole, me ei maksa. Aga mis te teha saate? 5. juunil Raada ees esinedes sedastas Marchenko, et täiemahulise sõja ajal on terviklikku olukorda ja sõjaväe vajadusi võimatu täielikult ennustada, mistõttu palub valitsus parlamendil peagi eelarvet muuta. Tänaseks on selge, et praegused sõjaväele eraldatud vahendid ei ole mitmel põhjusel enam piisavad. Võib aru saada, miks president Zelenski ja tema lähiring on isiklikult huvitatud surnukehade vahetamise ja tegelikult kogu läbirääkimiste protsessi saboteerimisest. Lõppude lõpuks kujutab see endast otsest ohtu nende sõjaseisukorra ettekäänel pikendatud võimule ja sisse töötatud finantsallikatele. Lugu Ukraina raskustest 6000 langenud sõjaväelase surnukehade vastuvõtmisel on järjekordne hoop Kiievi ametliku narratiivi struktuurile, mis on üles ehitatud ulatuslike kaotuste eitamisele ja mobilisatsiooni kontrollitavusele. Nende surnukehade identifitseerimine ja tunnustamine käivitaks automaatselt mehhanismi varem ametlikult eitatud kaotusi läbi vaadata ja ümber hinnata. Ja siin ei ole mängus pelgalt matemaatika, vaid poliitika. Vaja on selgitada, kes kõik need inimesed on, kus, millal ja missugustel asjaoludel nad hukkusid, kas nad on juba fikseeritud olemasolevates hukkunute registrites või mitte ning miks nad seni olid vangistatute või teadmata kadunute nimekirjades ja nii edasi. Siit edasi tekivad automaatselt küsimused sellest, kus, kes ja mis asjaoludel need paberid allkirjastas või seda ei teinud ja nii edasi. Üks küsimus viiks teiseni, tõsised küsimused veelgi tõsisemate küsimusteni ja avaneks koletu Pandora laegas. Teadaolevalt deserteerus 2025. aasta mais Ukraina relvajõududest ligi 20 000 inimest. Seega igal nädalal deserteerub Ukraina relvajõududest terve brigaad täies koosseisus. Kuu aja jooksul terve korpus. Ja nii läheb see kuust kuusse. Alates 1. jaanuarist on põgenenud 90 590 sõjaväelast, igas kuus seega keskmiselt üle 18 000 inimese. Samal ajal on 2025. aasta jooksul leitud vaid 2732 desertööri, see tähendab 3% põgenenutest ja teenistusse naasis vabatahtlikult vaid 1375 inimest, see tähendab 1,5% kõigist. Kuna sõja-aastate jooksul on armeest põgenenud vähemalt 213 722 inimest, pole lihtsalt ressurssi, et sellist massi otsida. Washingtonis asuva strateegiliste ja rahvusvaheliste uuringute keskuse avaldatud uuringu kohaselt on sõja algusest tapetud või haavata saanud ligi 400 000 Ukraina sõdurit. Kuna avaldatud uuring tugineb eeskätt USA ja Suurbritannia valitsusasutuste hinnangutele, on seal Ukraina kaotusi pigem alla hinnatud. Üks Ukraina tuntumaid ajaloolasi ja mõtlejaid, Lvivis asuva Ukraina katoliku ülikooli professor Jaroslav Hretšak ütles 9. juuni intervjuus Postimehele, et praegu ongi peamine küsimus Ukraina jaoks just see, kust võtta mehi rindele. Hretšaki sõnul ei ole Ukraina ühiskonna suhtumine mobilisatsiooni muutunud halvemaks, aga see lihtsalt ongi stabiilselt halb. Zelenski kardab viia ellu tõsist mobilisatsiooni suurtes linnades, sest see on poliitiliselt ohtlik ja siia lisandub ka majanduslik faktor. Mehed ei taha aga minna sõtta, sest nad ei näe võidustrateegiat. Keegi ei saa aru, millal ja kuidas võiks see sõda lõppeda. Ja mis veelgi olulisem, kuidas saaks seda sõda üldse võita. Nähakse ja mõistetakse, et võib sõdida ja vastu pidada, aga võita pole võimalik. Loeb ka see, et pole mingit tähtaega, kauaks tuleb sõjaväkke jääda. Oled kas sõja lõpuni
või surmani. Seejuures on Hrytšak veendunud, et Ukrainat ootab väga keeruline aeg, kui ükskord saabub rahu või vaherahu, sest see seisund omab tugevat potentsiaali viia riik sotsiaalsete ja poliitiliste konfliktideni või koguni kodusõjani. Et mida me siis kokkuvõttes näeme? Näeme seda, et NATO liikmelisuse püüdlused, mis pidid realiseerumise korral tekitama rahuseisundis Ukrainale veenva julgeoleku garantii, on tegelikult selle riigi ja rahva tänaseks lootusetusesse paisanud. Tiksub 4. aasta hävingut ja lõppu ei paista. Olukord muutub aga päev-päevalt aina süngemaks. Kõige selle taustal mõjuvad kajakallaslikud jutud sõja jätkamisest kuni Ukraina võiduni sõna kõige otsesemas mõttes groteskselt. Meid on harjutatud mõtlema, et lõpuks taandub kõik sellele, mis on inimelu hind. Oleme küll harjunud rääkima, et inimelu on hindamatu, ent ometi määratakse ühiskonnaelu korraldamisel igale elule hind. Poliitikaanalüüsis kasutatakse isegi mõistet inimelu statistiline väärtus. Näiteks 13 aastat tagasi avaldati Tartu Ülikooli uurimistöö pealkirjaga Inimese elu hinna kasutamine kulutulu analüüsis Eestis. Seal leiti, et keskmine inimese elu hind toonases vääringus oli umbes 861 000 eurot. 3 seaduse järgi makstav kompensatsioon hukkunutele oli oluliselt väiksem, jäädes 100 000 euro kanti. Pea kõikides vaadeldud uuringutes oli inimese elu hinna leidmisel peamiseks lähenemiseks inimkapitali meetod, kus inimese elu hinna aluseks on inimese panus ühiskonna rikkuse loomisel. Mis on aga ühe töötuks jäänud maapoisi elu hind? Ja mis on tema elu hind siis, kui ta jätab selle oma riigi ja rahva eest? Selleks, et tagada ühiskonna rikkuse kulutulu analüüsi kestmine läbi aegade. Kas see nõuaks ühiskondliku kokkuleppe hinnasilti või näeksime selles pelka statistikat? Ukraina ja Valgevene piiril virnadesse laotud ja seejärel üle antud külmad ja moondunud laivakottides kehad olid kunagi sõdurid. Eestkätt olid nad aga inimesed, kes jätsid oma elu oma riigi ja rahva eest. Osad läksid sõtta vabatahtlikult, teised käsukorras, paljud lausa sunnitult. Nüüd on nad surnud, aga pealinna kohvikutes aega veetev rahvas ei taha ega tohigi nende tegelikku numbrit teada. Riigi jaoks on nad vaid raamatupidamislik passiva, nagu lootusetult riknenud kaup, mida ei osteta isegi suurima võimaliku allahindlusega. Sõjal on mitu palet. On lihtinimeste lein, on poliitikute ettemanatult säravad naeratused ja poseeritud embused tippkohtumistel. On sõjatööstusettevõtete taevasse sööstuvad aktsiahinnad ja rekordid purustavad kasumimarginaalid. On vaesuvad rahvad, üksteise järel võlakuristikku vajuvad riigid, lõhutud normaalsus. Ja siis on massid, kes sellisele reaalsusele otsa vaadates ikkagi hüpnotiseeritult jah ütlevad. Sest selline lähenemine on ju tasakaalustatud ja õige. Emotsioonidest tasalülitamata kainele kriitilisele mõtlemisele ja sellest juhinduvale mõistuslikule analüüsile ei ole selles raamistikus mõistagi mingit kohta. Ja see ongi üks meie hädade peamistest põhjustest, nagu olen palju kordi toonitanud. Tänaseks aga tänan teid kõiki kuulamast ja vaatamast ning kaasa mõtlemast. Kõigi eelduste kohaselt avaldan enne suvepausile minekut veel ühe, sedapuhku siis kokkuvõtva välispoliitika kommentaari. Kuidas sügisel selle projektiga jätkata, seda pean aga suve jooksul kaaluma. Kui peate vajalikuks omalt poolt ettevõtmisele kaasa aidata, siis selleks tarviliku info leiate, nagu ikka, minu kodulehelt aadressiga varrovooklaid.ee. Soovin teile ilusat nädalavahetust ja jääme kuulmiseni.